Head kolleegid, täna oli meil suur õnn kultuuri- ja hariduskomisjonis kuulata uut teadus- ja haridusministrit. Ja ta tõi välja 3 suunda, et mis nagu plaanis on lähitulevikus. Esiteks oli kõrgkooliseadus, teiseks oli noorsoo raha huvitegevuse peale suunamine ja kolmandas oli haridusseadus. Noorsooraha ehk huvitegevuse raha, see koosneb siis 3 osast: kultuur, sport, tehnoloogia, keelekümblust mitte kuskil. Haridusseadustikus ei olnud juttugi tugiteenustest, mis riik ära võttis kohalikelt omavalitsustelt, selles mõttes, et tähendab, riik võttis rahastamise ära ja pani rahastamise kohalike omavalitsuste peale. Minu küsimusele, kuidas te tagate võrdset kohtlemist erinevate rahastamisstruktuuride peal, jäi ta napisõnaliseks ja ütles nõndaviisi, et baasrahastus tuleb tagada, aga omanikul tuleb jätta võimalus maksta rohkem sinna, kus ta tahab maksta. Tähendab, riik võrdles ennast Tapa-Kohila külaga. Et kui riik võtab riiklikud gümnaasiumid, riik kui omanik saab maksta rohkem, aga Tapa-Kohila ei saa maksta rohkem. Tapa-Kohila peab, ma ei taha solvata, palun vabandust, Tapa-Kohila, tähendab, Tapa-Kohila peab panema klasse kinni, tugiteenuseid kinni, kuna tal ei jätku raha, aga võrdle kohtlemine on tagatud. Riik on hea peremees, kohalik omavalitsus kehv peremees, kuna ta ei suuda teenuseid kinni maksta. Jama. Me oleme üritanud päris mitu aega, meie fraktsioon, Keskerakonna fraktsioon, mitu aega tuua päevakorda teemat tugiteenused. Selle asemel tuleb noorsoorahastus, et lapsi tänavalt ära korjata, panna nad kultuuri tegema, science'it tegema, sporti tegema, kõik on õige. Aga miks nad sinna tänavale lähevad? Sellepärast, et koolis ei ole tugiteenuseid. Koolis ei ole psühholooge, logopeede ja nii edasi ja nii edasi. Ja neid ei ole. Neil ei ole. Koolis on haridusliku erivajadusega lapsed number 1, 2 on koolis sees. Nad on 1-1 õppes, 1 klassis 1 õpetaja, 1 laps. Kes jõuab nendega tegeleda? Ei, nüüd ta läheb tänavale, teeb trikke ja nüüd arvab riik seda, et tähendab, kui ta on tänaval, koolist jooksud ära, 7. klassist välja kukkunud, et nüüd, kui ta tänaval pakub talle sporti, kultuuri, science'it, et siis ta hakkab seda tegema. Ei hakka, tal ei ole harjumusi sellega tegeleda. Ta ei hakkagi tegelema, tal ei ole kellaharjumus, tal ei ole kohustunnet, kõik ja nii edasi ja nii edasi. Jah, pallik kõksida niisama, kuni sinna maani, kui peab pingutama. Õppimine on väga raske töö, sport on väga raske töö, saavutussport on üliraske töö. Seda ei tehta niimoodi üle naba. Tuleme tagasi tugiteenuste juurde. Mida aeg edasi, seda varem on meie õpilastel vaja neid tugiteenuseid. Juba lasteaia eelviimasest rühmast 5-aastasest peale peab või isegi varem peavad olema tugiteenused. Koolis seda enam. Tugiteenuseid on juba vaja 1., 2., 3. klass, kus varem oli ainult unistus, et seal ei olnud vaja midagi teha. Praegu on juba vaja. Palun tuleme kooli tagasi. Palun taastame selle võimaluse, et kohalikud omavalitsused saavad õpetajate palgarahast või pearahast maksta ka tugiteenuseid. Hakkame sealt pihta. Selline oli see arusaam. Ja siis, kui ma küsisin sellise küsimuse, kas haridusseadustikus on ka ette nähtud selline asi, et mitte hinnata numbriliselt, kas Juku istu 5, Mari istu 4, Märt istu 3, eks ole, ja nii edasi, vaid hinnatakse nihet. Ja seda tehakse ametlikult ja seaduslikus korras. Selle peale ei osatud midagi vastata. Aga nihe on see, mis maksab. 5 õpilast 5 hoida on väga kerge. See kerge on jutumärkides, õpetaja töö ei ole kerge. Aga 2 teha 3 on tunduvalt raskem. Nii et palun, uus haridusminister, me oleme teie päralt, meie nõu-hau on teie päralt, kasutage meid ja me töötame teie heaks. Aitäh!